kui nüüd seda istumise asendit vaadata, siis tegelikult see on ju sundasend ja tänapäeva inimesele meeldib lihtsalt nii palju istuda, et seda tuleb lausa 9 tundi siis päevas uuringute kohaselt. Ja ühest küljest on ju arusaadav, et meie elu on muutunud mugavamaks, võib-olla sellised töö iseloomud on muutunud istuvamaks ja see on ka tinginud selle, et seda istumist on nii palju, aga tuleks võib-olla ka mõelda sellele, millised on need riskid kehale, kui ennast sinna tooli peale istuma unustada. Et see ju mõjutab meie lülisammast, see mõjutab meie verevarustust, meie lihaseid. Et siinkohal tasukski mõelda, et selle asemel, et minna ainult peale tööpäeva trenni, siis millised on need võimalused siis ka tööpäeva jooksul. Et kas kasutada võimalust minna kolleegidega näiteks kõnniarutelule, kõnnikoosolekule, teha samamoodi kokkuleppeid, et telefonikõned on ruumist väljas, jalutades koridoris, kas kasutatakse seisulauda või näiteks on ka koosolekutel liikumispausid. Et siin tasubki mõelda sellele, et kui peale tööpäeva, istuvat tööpäeva minna treeningule, siis tegelikult see võib-olla sellest 45 minutist saadud treeningu kasu, siis see ei korva siis seda nii-öelda pikast istumisest tekkinud kahju.